Iga majaomanik teab seda tunnet. Toas on prügikast täis saanud ja nüüd on aeg see prügi välja viia. Lähetegi oma maja ette ja avate tavaliselt sellise tüüpilise prügikonteineri, panete prügise sisse. Tekib aga küsimus, miks need prügikonteinerid niimoodi nähtaval peavad olema, ütleme ausalt, nad ei ole ju kõige kenamad. Nüüd on meie majaomanike muresid kuulda võetud ja on tehtud selline toode. Ideaalne, kuhu saate oma prügi sisse panna ja seda on ka silmale ilus vaadata. Rõõmu tõepoolest näha, et Dentest on välja tulnud siis sellise tootega, mis peidab need inetud prügikastid ära. Ja tegelikult tagasi on erinevad näited olemas, et on sellised ühesed ja on kahesed. Jah, Dentest Trade on toonud Eestisse sellised ilusad prügikasti ümbrised, et neid saab nii üheseid kui kaheseid. Nüüd on inimesi kuulda võetud, saab ära peita koledad prügikastid, mis tavaliselt vedelevad kuskil tee ääres, aga nüüd saab neid panna ilusti kapi sisse. Ja tegelikult mõistlik on kohe ju ikkagi, et oleks selline tandem paaris, sellepärast et kes prügi ei sorteeri veel, siis nüüd on viimane aeg seda tegema hakata. Et siia läheb, ütleme siis selline olmeprügi, teise pool näiteks siis bioeetmed. Neid saab ka mooduleid rohkem osta juurde, et kui on rohkem prügikasti vaja peita, siis saab neid mooduleid üksteise kõrvale panna. Neid on lihtne kasutada, konteiner käib siit sisse, uksed käivad lukku, gaas käib vaikselt kinni, vaikselt sulguv. Linnud, loomad ja võõrad inimesed ei pääse siia ligi. Aga koristamegi selle musta kasti siit silme alt ära. Nagu näete kohe, siis paigaldamine on ülimalt lihtne. Avate ukse. Nii, ops. Ja see kast lähebki nüüd tagurpidi siia sammas sisse. Nii, panete ukse kinni. Ja et teil oleks prügikasti mugavam avada, siis näete selle nööri, kinnitate siia. Ja ongi konteiner ära peidetud. Hopsti, kellele meist ei meeldiks saada pakke? Muidugi nende pakkidest tuleb kõigepealt maksta, need tuleb kuskilt kaugelt tellida, aga ühel päeval need pakid loodetavasti meile ka koju tuuakse. Siis on aga jälle jama, sellepärast et kuller tuleb tavaliselt sel ajal, kui inimene on tööl, trennis, kodust ära või mingite oma toimetuste peal. Mida siis teha? Ukse taha ju ei saa pakki jätta. Tuleb homme kuller, aga tahaks ju täna pakki kätte saada. Pakikastiga seda probleemi aga pole. Kuller tuleb, avab ilusti luugi, paneb teie kaua oodatud kallikese paki siia sisse, lükkab luugi kinni ja see pakk on siin turvaliselt senikaua, kui teie koju tulete ja ise siit alt selle välja võtate. Ja nii ongi, et inimesed tellivad väga palju internetist igasuguseid tooteid ja kui kuller tuleb, siis mind ei ole tavaliselt kodus. Et nüüd on hea võimalus, Dentest on tulnud sellise tootega välja nagu pakikast. Kasutamine on väga lihtne, kuller tuleb, paneb paki siia sisse, pakk kukub alla ja pererahvas saab selle kätte. Ja mis on tegelikult väga oluline, et siit ülevalt poolt minnes, ega seda pakki kätte ei saa. Siin tuleb selline nagu vahe, selline klapp tuleb ette. Et tõepoolest, et siia ligi pääseb ainult siis pererahvas või see, kellel on võti, näete, siit avate selle. Siin on selline pehmendus ka, et kui te tellite näiteks midagi sellist õrnakest, siis ei pea muretsema, et nüüd siin kolinal katki kukub. Aga jah, siit saab paki kätte. Ja nagu juba televaate nägi, siis tegelikult seesama pakikast ja need prügikasti ümbrised sobivad ideaalselt kokku. Et eks nad tegelikult niimoodi mõeldud ongi, et siis selle saab panna siis väljapool aeda, täpselt siin on sees erinevad prügikonteinerid ja kõrval näiteks siis pakikast. Ja mis mulle endal isiklikult väga meeldib, et saab alati sellist loodust ja rohelust lisada, et siin on spetsiaalne alus, kuhu saate oma taimekesed panna. Pakikaste on kahte erinevat suurust, see on siis väiksem eksemplar ja siin on olemas ka siis selline klassikaline postkast, kuhu siis postiljonid saavad tulla teile näiteks teie tellitud väljaanded. Ehk siis nende toodete mõte on see, et teie koduhoov, teie koduaia ümbris oleks puhas ja stiilne. Ei pea enam olema sellised suured plastikust prügikonteineritel värava ukse ees, saab palju ilusamalt.